No kõige rohkem on ikkagi varuosi saada sellistele automarkidele, mis on siin meil Eestis nagu väga levinud. Et eelkõige siin Saksa päritolu autod, Volkswagenid, Audid, BMW'd, Mersud, Opelid, Skodad. Ja ütleme siin ka mõningad Jaapani autod nagu Toyotad, Kiad, Hyundaid. Et teiste markidega võib asi minna natukene keeruliseks. Et tänapäeval muidugi on olemas internet ja tegelikult mingit probleemi nagu varuosade hankimisel ei ole, aga lihtsalt selliste võib-olla rariteetsemate autode puhul nagu mingid Fiatid või Alfa Romeod, et seal võib see tellimise aeg või väga pikaks venida. Et kui nüüd peaks remondi poole pealt leida mingisuguse kuldse kesktee, siis kuhu suunda te ise läheksite? Et kas see on pigem paar aastat vana auto, millel juba odomeetri peal äkki näiteks 120-130 000 või peaks ikkagi pingutama sellise auto, kus vaatad, et napi aasta on garantiid jäänud? No mina vaataks eelkõige ikkagi läbisõitu, et milline on läbisõit väiksem. Muidugi siin Eesti oludes on see suhteliselt keeruline teema, et kas need läbisõidud alati õiged on. Aga üldjuhul ma läheksin seda teed, et vaataksin, et kus pigem võib olla natukene vanem auto, aga väiksema läbisõiduga. Kuidas me siis võtame selle loo kokku, et kas ikkagi on mõtet osta aasta arvu auto väljalaske aastat? Me ju teame, kõik siin lükatakse ju autost võimalikult jaanuari, saaks selle uue numbri sinna sisse. Või ma ostaks ikkagi seda kilometraaži. Äkki on see auto 5 aasta jooksul sõitnud tõesti 30 000 kilomeetrit läinud. No võib-olla tõesti on. Ega siin Eestis ka ega paljud inimesed sõidavadki võib-olla niimoodi. Sõidab vähe. Aga on see sama 30 000 kilomeetrit läbi sõitnud, aga ta on uus auto. Siin sõltub palju asjaoludest. Et esiteks, millal see 30 000 auto mudelina välja tuli? Kas ammu või alles? Et näiteks, kui nüüd järgmine aasta tuleb peale uus mudel, siis see 30 000 sõitnud auto on aasta või läbisõidult peaaegu uus. Aga kui tuleb järgmine aasta uus mudel peale, siis ta tegelikult on moraalselt väga vana. Ehk et siis teda müüa on nende uutega võrreldes kindlasti keerulisem ja ka endal sõita ringi, et teisel mehel on peaaegu sama kallis auto, aga palju ilusam. Ja siinkohal, kui rääkida nüüd aastaarvudest edasi, siis tegelikult on võimalik, et selle ühe aasta või mõne kuu jooksul on muutunud mudel. Ehk et alati on vaja vaadata, mis mudel sellel aastaarvul üldse välja tuli, et võib olla, et teil on veel vana mudel, mis on võetud arvele uuel aastal, aga tegelikult auto näeb välja teissugune ja oluliselt vanem. Üks asi veel, et kütusekulu ja kui me täna vaatame uute autode kütusekulu, mida tehased välja annavad, siis need vahed on ebareaalsed, mis on tegelikkuses siis ütleme tavaliikluses saavutatavad, et ei ole võimalik, et 5-liitrise auto mootoriga siis keskmine kütusekulu on 10,5, et see on ebareaalne, et kus need numbrid tulevad ja kas on võimalik kuskilt kontrollida? Paraku nii on jah, et müüjad müüvad ja riigid teevad tööd selle peale, et tuleksid tõesed numbrid ja kombineeritud numbrid ja siin on isegi seadusega, mis peab kulutuses olema, aga reaalses kasutuses need numbrid on kahjuks kõik suuremad. Et siit ka, et lugege ennem internetist, vaadake, on erinevaid arvustuste kohti, on isegi leheküljed, kus on toodud enamus autode kütusekulud uus võrreldes kasutatud välja või tähendab mitte kasutatud, vaid uue auto sama tegelikul kasutamisel siis ühe inimesega palju ta kütust võtab, et automobiile on olemas selline koht, kus saab vaadata ja sellega, kui teil on kütusekulu oluline, mis kindlasti kuulõikes kajastub ka kuu kuluseks, siis vaadake ka sellist asja enam. Kas on väga oluline vahe, kui ma ostan teie juures Škoda, sellel on peale kas siis diisel või bensiinimootor, kas see minule rahakotile kuidagi mõjub eriliselt, me jätame välja siin algse auto hinna, vaid just sellest hetkest alates, kui ma teda nüüd oman, järgnevad korralised hooldused ja nii edasi? Hoolduste osas diisel ja bensiinimootoriga autot väga suurt erinevust ei oma. Hinnatase on suurusjärgus sama. Erinevus rahakotile võib-olla kütuse kulus. See puudutab siis seda, et kumb siis rohkem võtab. See sõltub jällegi, kuidas sina sõidad. Tavaliselt me teame, et diisel võtab vähem. Aga tänased bensiinimootorid, mis on turbo ülelaadimisega, on ka väga ökonoomsed ja teinekord näitavad ka paremaid numbreid kui diiselmootoritega autod. Täna, kui meie maja statistikat võtta, siis meie müüme alla 10% diiselmootoritega autosid.
mis näitab, et inimesed sõidavad suhteliselt vähe. Nad arvestavad auto soetumushinda, mis on bensiini puhul kindlasti soodsam. Ja kuna see läbisõit ei ole väga suur, siis diiselmootoriga auto ei tasu ennast lähima 5 aasta jooksul kindlasti ära rahaliselt. Et selleks peaks sõitma 35–40 000 kilomeetrit aastas ja ka siis tuleb see tasuvus kuskil 5. või isegi 6. aastal. Tundub nagu imelik, alguses sa lähed vaatad diisel, kulu on 2 liitrit väiksem ja võikski nagu kõik selge olla, kõik ei ole must ja valge. Täna on see kuluvahe ka paberi peal liiter ja teinekord ka vähem.